Tere Semu. Tere. Meile pika jälle saime sinuga estraadisaates kokku. Kuule Jüri, teeks midagi või? Proovid? Ma ei oska teha. Mis oota või ei oska? No, mis jutt see on? Aastad mööda juba, kui see viimati tehtud. Ega huumorimeel ei kao aastatega. Mine tea. See, kellel on huumorimeelt, jääb eluks ajaks. Kellel ei ole, see võib teda otsida eluaeg ja ei leia. Sa võid siin vahepeal teha igasuguseid suurrolle ja kuningaid ja raskeid draamatükke, aga huumorimeel on sul ikka säilunud. Selles ma olen veendunud. Elus. Elus, no ma olen päris kindel, et laval ka. On olemas inimesi, kellel absoluutselt puudub huumorimeel. On selliseid inimesi. Vahel tead, estraadikontserdil ma olen tähele pannud, jutustad mõnele inimesele mõne naljaka loo, ta absoluutselt ei reageeri. Ei naera, ei muiga isegi ja siis 3-4 päeva hiljem äkki hakkab naerma. No ikka hakkab. No hakkab ja, aga vaata, kui kaua temani kõik kandub nagu kaelkirja. No parem hiljaga mitte kunagi. No seda küll, aga on inimesi, kes absoluutselt kunagi ei naera. Meil oli üks dotsent, mäletad, jah? Kelle nimi oli Tammiste, mäletad teda? Tammiste. See Sarmi õpetas. Ei, Mimikat. Mimikat, ja ta võrdlemisi ilma huumorimeeleta inimene. Ja meil oli üks üliõpilane maalt Rakvere kandist. Üks tore poiss oli esimese kursuse üliõpilane. Selle perekonna nimi oli Kelle. Naljakas nimi oli Kelle, eesnimi oli Jaak. See dotsent Tammiste kutsub selle poisi tahvli juurde ja küsib tema käest, et kuidas teie nimi on, noormees? See ütleb Kelle. Ei, no, minu nimi on Tammiste, ma olen teie õppejõud. Kuidas on teie nimi, et mul on vaja teie nime üles kirjutada? See ütleb Kelle. Siis ma ütlesin teile, et minu nimi on Tammiste. Kuidas on teie nimi? Ümberolijad saavad sellest naljast aru, saad aru. Hoiavad kõht, tulevad näost punaseks, aga Tammiste nürimeelne inimene ei saa naljast aru, jookseb dekanaati, teeb skandaali. Kujuta endale ette, üliõpilane Nolk ironiseerib teda. Talle tehakse selgeks, et poisil ongi sündimisest saadik selline nimi, et poiss pole sellist süüdi. Aga mees ei saa aru, jookseb tagasi auditooriumi jälle küsib, kuidas teie nimi on, see ütleb Kelle. Mis siin näelda? Kus see nali on siin siis? Ja sa ei saanud aru, millest ma räägin praegu. Tähendab, oli dotsent, saad aru, tähendab, kelle nimi oli Tammiste ja oli üliõpilane maalt, Rakvere kandist, maapoiss, kelle nimi oli Kelle, saad aru, ta ei olnud süüdi, et tal niisugune nimi oli. Tal olid, vanemad olid ka kõik Kelled, isa, ema ja vanaema, vanaisa, tal oli pitsat selle kohta passis, saad aru. Tähendab, aga dotsent oli nürimine, tema ei saanud sellest situatsiooni koomikast aru. Ta kutsub ta tahvli juurde, ütleb, kuidas teie nimi on, see ütleb Kelle. Missugune Kelle? Sa ei saa aru või ma ei saa aru. Tähendab, asi on selles, et poisi nimi oli Kelle, saad aru. Aga dotsent oli nürimeelne. Tema ei saanud sellest asjast aru. Kutsub selle poisi tahvli juurde ja ütleb, kuidas teie nimi on? Ja ta kutsub selle poisi, tähendab tahvli juurde, selle maapoisi, saad aru? Kes see maapoiss siis oli? Issand jumal, tähendab selle Kelle kutsub tahvli juurde, see oligi maapoiss, saad aru? See kutsub ta tahvli juurde, kuidas teie nimi on, noormees? See ütleb dotsent. Kurat, nüüd ma läksin segama. Kas mõlemad olid maalt või? Seda ma küll ei tea praegu. Tähendab, dotsent oli maalt, seda ma tean. Aga kus see maapoiss oli pärit, seda ma ei tea. Tema oli kandist. Rakvere kandist, jah. Saad aru, jah? Ta kutsub ta tahvli juurde, kus te nimi on, see ütleb maapoiss. Oota, ma ei saanud nüüd aru, räägi uuesti. Tähendab, dotsent oli Tammiste, kutsub poisi tahvli juurde, ütleb, kuidas teie nimi on? See ütleb Kelle. Mis siis? Mitte midagi. Mis siin siis naerda on? Mine ära siit. Kes? Sina. Üksi või? Jaa. Kui naljast aru ei saa, siis estraadi saates ei ole vaja esineda. Mis pärast mina pean ära minema? Sellepärast... Ja number, eks ole? Ei tea. Naljakas, jah? Oli või? Jah.